Tere! Nüüd juba vist võib öelda tere päevast. Mina viin teid nüüd hoopis teistele radadele ja räägin Kalevipoja lugemisest. Ja mul on väga suur rõõm siin olla. Mina olen siin Koerus päris esimest korda, jõudsin Tartust läbi Jõgeva rongiga. Ja väga uhke on olla siin Eesti raamatu 500 aasta juubeli sünniaasta avapidustusel, sünnijuubeli aasta raamatule 500 aastat kuulutatakse välja neljapäeval Vabariigi presidendi poolt Tartus. Väga uhke. Siin Roosi pärja taga seista. Kalevipojast rääkimine on väga suur väljakutse. Kalevipoeg on ju kõikjal meie ümber, nagu te näete sellest slaidi, mul on siin päris mitmeid slaide, meediaruumis, linnaruumis, sotsiaalmeedias, igal pool. Eile tegin juhuslikult televiisori lahti, seal räägiti, kuidas Rakverest saunamuuseumisse toodi Kalevipoja varvas. Nii et täitsa ootamatult. Ja kõik kindlasti teavad, on Kalevipoega lugenud. Eelmisel nädalal käis raadios ja kõikidel meedias Eesti Rahvusraamatukogu pressiteade, et Eno Raua Kalevipoeg on kõige enam laenutatud raamat, teine raamatu laenutus terves Rahvusraamatukogus. Mina püüan rääkida oma ettekandes sellest, kuidas ma ise olen Kalevipoega lugenud, kuidas seda võiks lugeda, kuidas on seda lugenud Eesti luuletajad ja kuid alustuseks mõne sõnaga põgusalt sellest, kuidas on Kalevipoega loetud ajalooliselt. Sellest ei saa mööda. Kuigi tänavu tähistame Eesti raamatu aastat, 500. aastat Eesti raamatus, siis esimeseks Eesti raamatuks on, nagu alati, nagu me teame, loetudki just Friedrich Reinhold Kreutzwaldi kirjutatud Kalevipoega, mis ilmus 1861. aastal. Ja selles väikeses raamatus on Tartus elav klassik Ilmar Vene kirjutanud, et Kalevipoeg on meie klassik, kes täitis oma loominguga terve 19. sajandi ja veel ka 20. sajandi, kui mõelda sellele, mida kõike temast endast on kirjutatud. Ja see on tegelikult juhus, et Eesti Kirjandusmuuseumis me lõime sellise suure keskkonna, mille nimi on Kreutzwaldi sajand ja nendele õpilastele, kes te õpite koolis, kui õpetajatele, kes võib-olla juhtuvad seda hiljem vaatama või kuulama ülekannet, selle minu jutu, et siit te leiate ka Kalevipoja täisteksti ja algkalevipoja veel väga palju autorite kohta, ka professor Veidemann on kirjutanud sinna Eesti kirjanike tutvustusi suurel hulgal ja ka saate lugeda ka raamatuid. Ja kõik see materjal, mis seal on ehitatud üle 100 telgedele ja siit oli väga uhke teha. Ta me oleme teinud juba üle 20 aasta, kuidas tõesti pärast Kalevipoja avaldamist Eesti kirjandus nagu plahvatuslikult suureneb. Eesti autorid sünnivad, nende teosed ilmuvad, et see on tõesti nagu lehviku kujuline plahvatus isegi visuaalselt sellel ajateljel. Nüüd sellel ärkamisajal, kui Kalevipoeg ilmus, oli tema mõju tõesti Eesti kirjandusele alustavatele autoritele ääretult suur. Me leiame tema luulele viitamisi ja muistsele õnne ajale, Kalevipojale muistsele õnne ajale viitamisi kõikjalt. A la Kungla rahvas kuldsel aal, kes ei teaks. Ja nii nagu selles ka Liidia Koidula luuletuses Mõtted Toomemäel, vanemuine laulujumal, sinu laulu lehkav kannel helises siin põhja peal, siin, kus Kalev sinu lapsed kangest Eesti kännu võsud käisid, kostsid tema hääl. Ja neid on väga palju.
Ja ma loodan oma jutu lõpetuseks veel tuua mõned näited Eesti kaasaegsest luulest. Kuid enne sellest, kuidas on Kalevipoega loetud varem rahvaluuleteadlaste ja kirjanduskriitikute poolt ja ma tahan rõhutada ja ma olen täiesti veendunud, et see on õige, et ka kriitik või arvustaja, kui ta hakkab kirjutama, on enne ikkagi lugeja. Ta lihtsalt paneb oma mõtted kirja. Nüüd on, nagu on teada, on siin on slaidil näha need olulised daatumid. Ilmus 1861. aastal 5. vihik teadusliku väljaandena eesti-saksa keeles paralleelselt koos kommentaaridega. Ja selle kriitika rahvaluuleteadlaste poolt hakkas otse kohe saksa keeles. Ja see on jätkunud ja ikka püüti leida, kui palju on autentsed allikad, kas see ikka oli rahvaluuleteos, kas Kreutzwald ei eksinud. Ja lõpuks on selgitatud välja, et autentsed rahvaluule allikaid on ainult 12,5% kogu Kalevipoja tekstist, siis 19 032 värsireast. No seda ei ole väga palju. Ja alati on tahetud alates tema ilmumisest on tahetud Kalevipojaga parandada ja toimetada, parandada tema sõnu ja riime ja rütme ja kõike. Ja on ilmunud kõikides kordustrükkides, mida tänaseni on juba 20, nendest 2 on ainult autentsed. Ühtemoodi, alati on mingeid asju parandatud. Nii, aga ühesõnaga on tahetud parandada Kreutzwaldi kirjutamist, tema keelt, tema rütme ja riime ja nii edasi, ja suged on ka saanud muidugi kangelane ise. Ja tahtsingi siin öelda, et muidugi, minu meelest see on tore näide, muidugi on olnud ebatäpsed, sellepärast, et rahvaluule allikate kasutamisel on Kreutzwald olnud ebatäpne enne seda Fehlmann, kes andis Kalevipoja kirjutamise idee, on see, kuidas nad on ette käinud, kuidas nad on ümber käinud rahva ehtsa, koleda, kurja, hiiu, lausa kollelaja kujundiga. Ja kuidas nad on ta ümber luuletanud romantiliseks, kangelaseks Kalevipojaks, oma maad üles ehitavaks heeroseks. Ja nüüd see slaid, ma ei tee seda lahti igaks juhuks, saate seda kõik ise leida, räägib sellest, kuidas see on Girly Stringsi ja Nublu lugu, selline video, kuidas siis Kalevipojak, nüüd on see kollelajas, kohtab siin Saarepiigad, see on tuntud lugu. Ja siis, kuidas seal saarel, siis, kus Saarepigan elab, siis ka Siil ja kõik need muud tegelased, kes seal on näha. Väga vahva lugu. Nii, ja nüüd edasi Kalevipoja kriitilise lugemisega. Väga suur Kalevipoja kriitika läks lahti Noor-Eesti ajal 20. sajandi alguses. Ja nagu kirjandusinimesed teavad, eks ole, et nende Friedebert Tuglas ja Gustav Suitsu juhtmõte, Noor-Eesti liikumise juhtmõte, olgem eestlased, aga saagem eurooplasteks, tõukus ja vastandus just Kalevipoja kriitikast, mida hakati maha tegema ja sellele vastanduma. Friedebert Tuglas oli 22-aastane, kui ta kirjutas 1908 oma esimese essee Põrgu väravas, kus ta käsitles ainult siis Kalevipoja aheldamise motiivi. Ja teise essee hiljem, kus ta käsitles Kalevipoja kirjanduslik stiil, kus ta käsitles Kalevipoja vormi. Ja Tuglas näeb ka Kalevipoja ühiskondlikku tähtsust, kuid ütleb niimoodi, et on tähtis, Eestil on tärkamise ajal, kuid ta ütleb niimoodi, et seda on ohtlik eeskujuks seada, et selle eestiline väärtus on
kahandanud tema esteetilist ehk kunstilist väärtust. Ühesõnaga tehti täiesti maha, aga tunnistati, et jah, oli oluline ärkamisajal. Nüüd ma tahtsingi tegelikult päris alustada sellest, aga siia ma olen nüüd jõudnud, et mul on väga meelde jäänud lugemistest Tammsaare tsitaat, mis on avaldatud 1916. aastal, kui ta kõiki need Kalevi parandamise jutte kuulis ja ta ütleb niimoodi, et parandatud, tõlgitud kirjanik on juba uus kirjanik, parandatud, tõlgitud teos on juba uus teos, on kirjanikke, kelle pahed mulle rohkem meeldivad kui voorused, kelle pahed mulle rohkem meeldivad kui voorused ja kuigi Kreutzwald nende hulka ei kuulu, siiski armastan tema vigu rohkem kui nende parandusi. Vigade kaudu saab ta mulle palju lähedasemaks, isegi armsamaks. Mõistan tema kammitsaid, tunnen tema heitlemist. Räguses vigade padrikus tekib tundmus pügamatust põõsastikust, ma ei armasta pügatuid põõsaid. Nii, midagi siiski jah, selles Kreutzwaldi eeposes on, sellepärast, et on ilmunud jah, juba 20 kordustrükk ja nüüd raamatuaastal on ilmumas veel üks kordustrükk Kirjandusmuuseumis. Teda võib, need Kalevipoja täistekstid on tõlgitud 13 keelde, see tõlkimine on väga raske, äärmiselt raske, kuna tegu on arhailise keelega. Siis saksa, vene, ungari, läti, soome, tšehhi, leedu, rumeenia, ukraina, inglise, rootsi ja prantsuse keelde üks või mitu korda. Siis on veel katkeid, on taani, juudi, prantsuse, itaalia, esperanto keeles ja lastele ümber jutust selliseid maitsetükke. Ja viimane kordustrükk on siis on Austraalia luuletaja Triinu Kartuse poolt tõlgitud inglise keele, anti välja 2011. aastal ja ma kasutan sellest ka pilte. Nii, Kalevipoeg, kuid miks me siis ikkagi saame rääkida Kalevipojast kui rahvuseeposest, oma rahva suurest loost ja visiitkaardist? Ja miks on see raamat olnud ajalooliselt nii mõjuv? Ja miks ta on tänapäevani elav ja inspireeriv? Esiteks muidugi kõik teavad selle raamatus pöörase sõnumi pärast mõisa pärisorjadest pärineval rahval oli kunagi õnneaeg, oma kuningas ja oma riik, mis andis kõikidele lootust elada kõikide võõrvõimude ajal ja professor Veidemann on kirjutanud väga uhke artikli, kus ta on nimetanud Kalevipoega Eesti sakraaltekstiks. Nii. Kuid Kalevipojal on veel üks loomislooline taust, mis on minu meelest väga huvitav, ma tahaks välja tuua. Et me kõik teame, et Kalevipoja loomise idee tekkis õpetatud Eesti Seltsis 19. sajandi 30. aastatel ja 30. aastate lõpus. Ja kõik teavad, see oli aeg, olid veel valgustusideed, oli valgustusideede järelromantismi aeg Euroopas. See oli unustatud loodusrahvaste ja üksikute romantiliste kangelaste aeg. Ja on väga tuntud ja jäänud siiani just nagu jälle meemina see Georg Julius Scholz-Bertrami lause, andkem rahvale eepos ja ajalugu ja kõik on võidetud. Ja ma tahaksin tuua siia kõrvale Jaan Unduski lause, milline arvamuse, milline meeletu ebaharilik idee, milline usk kirjatähte luua tekst, mis looks rahva. Ja ta, kas pole uhke? Ja ta veel täiendab seda mõtet, et arvatavasti mängis siin kaasa ähmane võimalus Vana Testamendi ja Iisraeli rahvaga. Ja sellest meeletust ideest ongi ju saanud ajalugu. Ja teiseks tuleks minu arvates otsida põhjusi, pean kiirustama, otsida põhjusi ja Kalevipoja erakordse mõju põhjusi sellest, missugune on eepose ülesehitus.
Meie ekspresident Toomas Hendrik Ilves on kirjutanud, et Kalevipoeg on gobelään, mille on kudunud meister, kasutades iidseid heietusi, mis on tikitud täis Eesti traditsioonilise folkloori kõikvõimalikke elemente, loitse, manasid, vanasõnu, mõistatusi, loodusmüüte ja legende pikkade paikade päritolust. Seal on lugusid ja laule, kujundlikke epiteete ja ajalugu. Ta kirjutab veel, et see on entsüklopeediline visioon Eesti rahvast, mis siiamaale kuni Kalevipoeni oli jäänud tare seinte vahele ja selle eepose on loonud üks 19. sajandi parimaid luuletajaid Eestimaal. Ja ma laiendaksin Toomas Hendrik Ilvese seda nagu väga kaunilt sõnastatud tähendust ka sellega, et ta mitte ainult ei kirjutanud välja ja ei pannud sellesse gobelääni Eesti rahva luule erinevaid lõimi, vaid sidus oskuslikult ja peaaegu tõesti geniaalselt ka soome-ugri 1000-aastase soome-ugri mütoloogia, antiikeeposed, Euroopa kirjandusklassika ja ka lisas sinna oma lüürikat. Ja sellest kõigest on nagu minu meelest tekkinud selline eriline sünergia Kalevipoja tekstis, mis on lugejaid pannud, nagu filosoof Madis Kõiv on öelnud, seda ümber luuletama, ümber looma ja seda ümber loodud veel kord ümber looma ja seda kuni tänapäevani. Ja mis on see? See on üks suur saladus Kalevipoja teksti lugemiselt. Seda ümberloomist me näeme kõikjal enda ümber. Postimehe karikatuurid iganädalaselt Urmas Nemvaltsi joonistatud, neid on juba üle 20 aasta ilmumas, eks ole. Kuid nendest see oleks juba omaette teema. Nüüd, kuidas mina lugesin Kalevipoega? Ma olen lugenud Kalevipoja tervikväljaannet, kuid tegelikult ainult üks kord kuid seest väga aeglaselt. Värsi kaupa, istudes mugavalt tugitoolis ja ma teadsin ette, et Kalevipoeg on kirjutanud matkides regilaulu värsivormi ja see tähendab seda, et on üks värss ja terve vana ja terve hulk paralleelvärsse, nii et selle värsirühma tähendus sõltub sellest värsirühmast tervikuna. Ma tõin siin näite sissejuhatuse algusest, Lehvi muistseid mälestusi, Kalevide kuulutusi, Kalmu künkast katkemaie, Udu aurust paisumaie, Hämarikust ärkamaie, Kanarbikust kasvemaie, Sambla soosta suitsemaie. Kui see võtta ühe lausega kokku, niimoodi algeliselt, tähendab seda, et laulame vanadest aegadest. Ja väga suur viga, millele väga paljud tõlkijad on nagu sellesse nagu eksinud, on hakanud tõlkima rida realt ja siis tuleb välja üks nonsense. Tähendus kaob. Nii, ja kui ma selle mõttejärje kaotasin neid suuri värsirühmi lugedes, siis ma keerasin tagasi, tuletades meelde, kuidas lugu kulgeb. Ja äkki tundsin, kuidas see eepos minu jaoks avanes. Ja see oli niisugune mõtteline jälle plahvatus pärit Jüri Lotmanilt, et kuidas eepos avaneks, lahti läks ja kõnelema hakkas. Vabandust. Ja ma avastasin selle, et hoolimata sellest, nagu me teame, et igas selles Kalevipoja raamatutes, iga selle ühe loo alguses on kokkuvõte, Kalevi tulek, Salme ja Linda pulmad ja nii edasi. Et sellest hoolimata nagu nendest sisu narratiivi kokkuvõtetest, tegelikult on see eepos ehitatud autori poolt üles hoopiski vertikaalselt. See tähendab seda, et seal on väga kindlad motiivid, mis läbivad seda lugu, tervet lugu, alustades kõige lihtsamast ja lõpevad sellise väga suure tähendusega.
Ja mõned sellised teemad ma olen välja toonud, näiteks laulik, ema, mõõk, kivi, uni, must lind, teekond ja lootus. Nüüd, ja võikski nii öelda, et kui teaduslikult öelda, siis Kreutzwaldi eepose tekst on üles ehitatud gradatsiooniliselt, sisemised intratekstuaalsed seosed korduvad ja võimendavad laulust laulu, kuni saavad oma tähendusliku kulminatsiooni eepose lõpus. Nüüd on väga palju näiteid võiksid tuua, aga ma saaks tuua ainult selle unelõime näite. Et nagu kõik on tähele pannud ja seda on koomiksites kujutatud ja Eno Raud on kirjutanud ja koomiksites kujutanud, et Kalev magab tõesti kohutavalt palju. Ja kui kokku lugeda neid unelõimu, siis isegi 15 korda. Ja ta magab pärast kõiki oma vägitegusid ja näiteks ujumissoome ja kogu maa üleskündmist ja lauakoormaga läbi Peipsi tulekut. Ta vajub raskesse unne ka pärast seda, kui ta on teinud oma kõige suuremad prohmakad, eks ole, et ta on tapnud sepa poja, hävitanud ära hundi soo ja nii edasi. Aga mis juhtub? Autor on selle une muutnud nagu selle terve oma eepuse võtme küsimuseks, võtmekujundiks, sest just une kaudu saab ta juba eepose alguses teada oma saatuse, oma kurva saatuse ja professor Jüri Talvet on sellest palju kirjutanud ja rääkinud ka seda, kuidas maailma antiikeeposte ja kunstieeposte nagu taustal, kuidas Kalevipoeg on täiesti eriline, kuulub kunstieeposte parimate hulka ja kuidas juba alguses muutub ta une kaudu ka just nagu kangelase saatuse tragöödiaks. Ja nüüd me paneme kõrvale sinna selle naljaka mehikese, keda me nägime koomikites. Aga tõepoolest, et just unes tuleb talle ettekuulutus, tuletatakse talle tema eksimusi meelde. Ja nii paradoksaalne, kui see ka pole, on just uni see, mille kaudu autor on ta nagu vabastanud sellise heerose kangelase ilmetust maskist, kes ei olegi nagu inimene. See uni, Kalevipoja uni on ääretult inimlik, ta on pikad, kaunid kirjeldused, kuidas ta teeb aset, isegi sellel Viiralti pildil on ta väga kaunil asemel. Ja ka need kirjeldused unest on väga kaunid. Nüüd lõpetuseks veel, et kuidas siis võiks Kalevipoega lugeda. Ja minu arvates tulekski muuta sellist vaatenurka, leida teistsugune enda lugemisstrateegia. Et muidugi sellisel juhul, kui Eno Raua Kalevipoeg on läbi loetud, eks. Et esiteks tuleks seda lugeda selliselt, et see on Võru linnaarsti väikeses ärklitoas kirjutatud lugulaul. Ja seda pole kunagi suuliselt esitatud, see ei ole nii. Aegalt on püütud seda ette lugeda kõik kambas rahvas koos. Kreutzwald kasutas rahvaluule allikaid, aga põhimis sinna väga palju oma enda hingelise ja lüürilise kohti, et kui nagu niimoodi rahulikult lugeda, siis nagu paistavad silma, kui kurb on tegelikult Kalevipoeg, kui palju seal on melanhooliat, kui palju on selliseid leinalisi kohti. Ja sellel on ka ta elulooline põhjus, et ta kaotas oma kõige armsama tütre. Nii, siis teiseks võiks proovida lugeda eepost kui nende samade korduvate motiivide ahele kaudu, uurida, kuidas ühed või teised motiivid tekstis elavad, kuidas nad korduvad ja kuidas nad on tänapäeva edasi kandunud, see on eriti oluline. Ja kolmandaks on nagu põhiküsimus on see minu meelest kõikidele noortele, ka meiesugustele, et kas me võime lugeda seda Kalevipoja paksu raamatut tükati. Niimoodi alustades ükskõik kust, nagu oleme tänapäeval telefonis arvutis harjunud lugema. Enne lõpp, siis algus, vahele veel midagi, hakata lugema ükskõik millistelt leheküljelt, vähemalt lugude kaupa. Ja ma vastan, mulle tundub, et ei või, pigem ei või. Ja et Kalevipoeg ei ole pusle ega kaleidoskoop ja see on väga, just nimelt see on tähtis, kuidas Kreutzwald on kirjutanud ja kuidas need motiivid arenevad
et kuidas need tõusvas joones arenevad ja kuidas need gobelääni värvilised erinevad juhtlõngad nagu loost loosse täienevad ja tekivad selliste seostahelad. No näiteks, et kui nooruke poisike Kalevipoeg viskab kivi eepose alguses, siis lõpus ta aheldatakse kalju külge selle sama käega, millega ta kivi viskas. Nii, ja peab hakkama lõpetama, aga nüüd ma tahaks tuua 3 näidet veel kaasaegsemast Eesti luulest, kuidas on Kalevipojast kirjutatud, sest ka luuletaja on ju olnud enne ikkagi lugeja. Ja vaieldamatult need luuletajad on lugenud, enamus minu näidetest, mida ma olen kogunud, on lugenud Kalevipoja suurt teksti. Kalevipoja hilisem, kõik, mis ta kohta hiljem on kirjutatud, ühesõnaga kubiseb kõiksugustest näideteks, see mänguruum on väga lai, nagu on öelnud ka folklorist Mare Kõiva, paroodiatest, grafititest, virtuaalreaalsuse mängudeni välja. Ja kes ei teaks meemidena ringlevaid Kalevipojast pärit värsse, esimesed heidetakse, tagumised tapetakse, keskmised koju tulevad või ülemaks kui hõbevara, kallimaks kui kullakoormat tuleb tarkust tunnistada. Nii, aga Kalevipoeg on edasi elanud ka Eesti kirjanduses, seda on ümber kirjutatud, terve eepose ümberkirjutusi on ilmunud pikemate teostena, raamatutega, kõigepealt kindlasti kõik teavad, igas Selveris müüdi Eesti ajalehtede kirjastus Kristjan Kristveldi Kalevipoeg 2 mull, kuidas Kalevipoeg sõidab ringi mitte hobuse, vaid džiibiga. Ja siis ma usun, et väga paljud on näinud seda Karl Laumetsa Kalevipoja lavastust Vanemuses, ma tean, et seal käidi klasside kaupa, koolide kaupa. Nii, nüüd järgmisena ma tooksin 3 näidet, 4 näidet, ma loodan, et ma jõuan. Väliseesti kirjanik Ilona Laama on mõtisklenud selle üle, mis on õnn oma luuletuses oma lastel õnne tooma. Kalevipoeg oli suure kasvuga, tal oli siilinahkne kasukas. Näeks küll veider välja Broadwayl, ehk nad lavastaksid näidendi, kuidas jalutu tuleb õnne tooma oma lastele šokolaadi, elektronarvuteid ja kuulsulepead, külmutuskapp ja närimiskummi, naeratus läbi pisarate, happy end. Järgmiseks näiteks on Kalev Keskküla luuletus. Kalev Keskküla on 90-ndatel päris palju kirjutanud Kalevipoja teemal. Ja tema luules ja üldse sellel ajal muutub Kalevipoeg üha rahvusvahelisemaks meheks. Nüüd Kalev Keskküla luuletus. Kangelane Kalevipoeg on Ameerika tualettkultuuri laps. Kalevipoeg, vabariikliku tähtsusega Herakles, tahab koju tulla, tal on nüüd Ameerika pass ja kangelaspension omanimelises teadusfondist Indianas. Järgmises luuletuses, järgmine näide on Kontralt, kõik teavad teda kindlasti, Võrumaa luuletaja, naljamees. Ja tihtilugu Kontraluules ilmub Kalevipoeg Tarsanina. See on luuletus Tarsani poeg. Aga ükskord algab aega, kokku kogutakse kautsjon, Tarsan tuleb tonnid taskus, poja päästab Priiusesse. Viisavabadus on varsti, küll siis Tarsan tuleb koju džunglirahval õnne tooma, õnne õuel õlut jooma. Ja viimane näide on ka jälle Võrumaa luuletajalt Olavi Ruitlaselt, mis mängib täpselt Kalevipoja värsside rütmi. Ja see pilt siin slaidil on mikrofoniga, ta tihti ka mäletan, kui ta ise laval seda luuletust niimoodi lauldes skaneeris. Ja see kõlas umbes niimoodi, et aga ükskord algab aega, mil ma tulen mootor saega läbi Kadrioru pargi, lõikan kada, tarvis hargi ja nii edasi.
Ja lõpetuseks võikski tõesti öelda, et Kalevipoja lugemine on selle edasi lugemine ja edasi loomine. Ja igast niisugusest lugemisest võib sündida midagi uut, luuletus, koomiks, mäng, video, pilt, mis iganes. Ja tahaksin siia saali jätta selle küsimuse kõikidele, mis siis on see õnn, mille Kalevipoeg võiks praegu tuua Eesti õuele. Aitäh! Jälle sai omajagu tähelepanekuid kirja ja seda ma julgustan tegema ka pärastlõunal, et pange see kõik enda mõtete, enda taipamiste konteksti, et kui Rein Veidemanni ettekandest kummas välja see, et mida me sealt raamatust otsime, milliste mõtetega me seda loeme, siis Marin Laagi ettekandest on ka see, et kuidas seda lugeda. Et kuidas me mingeid raamatuid loeme ja kuidas siis sellest lugemisest ja sellest, mida me otsime, sõltub see, kuidas me seda kõik enda jaoks lahti mõtestame. Nüüd on võib-olla peaaegu päeva kõige paremad uudised, sest hakkab lõuna. Palun tulge tagasi paar minutit enne täistundi, et me saaksime täpselt jätkata. Kas ma võin paluda veel 1 minuti teie aega? Ja mul on üks väike videojupp, mis on väga äge, et panda see peale. Ma vaatasin, kas jääb aega minut ja selle võib panna kinni, aga siis te teate leida. See on noorele publikule. Hästi, teeme selle minuti toredat videot. Ja siis pärast seda on lõuna. Milleks meile Spider-Man? Milleks meile Batman? Kui meie kangelane on Kalevipoeg! Kalevipoeg on aus vend, Kalevipoest laulgem, kaugel minevikus kunagi tahe tal ja raugen. Kalevipoeg on töömees, motivatsioon kannab täna sida tegemisi, ei ta viska homse varna. Kalevipoeg on tark vend, isiksuselt abi valmis, põldu künnab rahvale ja sort seda ei salli. Ja on muidu lõbus vend, mõdu tal lõbu mõnude põgusalt piigaga saare peal sõbruneb, sest ta on vallatu, midagi ei kardata. Tema armastus saare viiga tahvata, sepa pojale ta kogemata plahvatas, tegel tahtmata ära tapata, kuna on hea südamega hakkaja. Kuid vahel on ta laisk-raisk vaid nagu hiir siin, magab nagu laip, kui mõdune on taip ning mõnuleb ta ainult mis täna tehtud, see homme on hooleta, kuid siis veel on ta pohmas ja kooserda, lonkab ja ohkab, kui joodes ta veel on, lubab, et kunagi ei joo tema veel kord, võtab end kokku ja läheb üle